Tere armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad, mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja täna me võtame Patreonide välja valitud teema, milleks oli Maailma müsteeriumid vist. ja maailma müsteeriumid. Ja ma pean tõdema kogu austusest meie Patreonide vastu, et see ei olnud üldse minule mingi lemmikteema. Mulle meeldib Eesti, mulle meeldib otsida asju, mida veel ei ole kajastatud nii laialt. Ja ma ei tea, kuidagi meil on liiga palju maailma teemasid saanud, sest meil just olid Warrenid ja ma nii tahan tagasi minna sinna, et meil on Eesti Sa saad järgmine saade minna sinna tagasi. ja siis uudistest nii palju, et kui me eelmine saade hõikasime, et paar piletit on järel, siis tegelikult hetkeks, kui saade läks eetrisse, ma ei vaadanud seda kohta üle, kas sa jõudsid panna sinna märke, et Ma tegelikult jõudsin panna, et kõik on läinud. Ja, aga meil on teile Pärnu laivil võib-olla üks äge uudis, nii et vaatame. Suure tõenäosusega on, jah. Me veel kinnitame viimaseid detaile, aga paistab, et esiteks meie tondijahi hooaeg venib pikemaks, kui me arvasime. Ehk siis tuleb rohkem sisu, rohkem erinevaid huvitavaid kohti, mida me külastame. Ja minu jaoks konkreetselt vihjana võib öelda, on ka koju tagasiminekuga tegemist, mis on väga-väga huvitav. Nii et saab olema väga-väga tihe hooaeg. Teeme siin endale lihtsalt tegevust aina juurde. Ja väga kummituslik sügis. Kummituslik sügis täiega. Kas sul midagi paranormaalset ka juhtunud on? Mul on paranormaalsel kombel esimest korda komm suus, nii et ma üritan handlida seda, sest see on barbariss ja ma ei ole nõus tast loobuma. Kes teavad, need teavad. Mul on nagu selles mõttes, et see ei ole ju igavene. Aga see on... Ega see mingi Hershey's original või see Werther's original ei ole, see on igavene komm. Ja see on umbes samasugune. Okei, jätke palun siin YouTube'is või Spotify's kommentaaridesse, mis on teie jaoks igavene komm, mis mitte kunagi ei lahtu. Mul on kusjuures üks komm, mida ma vist mitte kunagi ei ole söönud pärast ühte korda. Ja need olid need väiksed mingid need pärlid, siuksed, mäletad, need nagu ei olnud nagu päris karamellid, need olid siuksed mingid pärlid. Mäletad neid? Kas sa mõtled neid, mis pannakse tordi peale? Ei, nagu kommid, siuksed pärlikommid olid. Lahtiselt müüdi neid ja sa said osta endale terve kottide ja siukseid väikseid pallikesi. Me oleme vist erinevast põlvkonnast. No võt, ühesõnaga ma otsustasin esimest korda elus suitsu proovida samal päeval ja see kõik ei lõppenud hästi. Nii tore see origin story, et sa ei ole suitsetaja. Aga tänu sellele. Aga lähme siis lugude juurde, sest et täna on neid jällegi omajagu ja kuna ma ei tea, kui pikad sul on, siis ma kibelen pihta hakkama. Jah. Mina viin teid alustuseks Brasiiliasse ja räägin teile Brasiilia ühest kõige kõhedamast seni lahendamata müsteeriumist. 20. augustil 1966 lennutas üks Brasiilia teismeline lohet, kui ta komistas siis ootamatule ja õõvastavale leiule. See kõik leidis aset Brasiilias, Rio de Janeiros, siuke piirkond nagu Niterói, kus asus siis mägi nimega Morro do Vintem. Ma tõenäoliselt hääldan siin kõike valesti. Ja seal mäenõlvakul, siis Vintemi mäenõlvakul lebasid Manuel Pereira da Cruzi ja Miguel José Viana surnukehad. Ja
et alustuseks üldse anda pilti, et mis 60ndatel Brasiilias siis toimus, et siis tuleb tõdeda, et toona oli õhk paks igasugusest spiritualismist, seanssidest, ufoteooriatest, külma sõja paranoiast, müstitsismist ja spiritualism oli sihuke üks osa igapäevast, et need polnud nagu mingid ebatavalised teemad, millega tegeleda, et see oli nagu segu teadusest, kristlusest ja reinkarnatsiooni teooriatest ja siis sellel oli ühtmoodi järgijaid nii haritlaste kui siis tööklassi hulgas. Ja tehnoloogiline areng ja müstitsism ei olnud siis nagu vastandid, vaid need olid siis nagu sihuke, neid vaadati nagu kui midagi, mis on nagu paaristants ühesõnaga. Ja elektroonikatehnikud, nagu seda olid siis meie kaks õnnetut, kes sealt mäenõlvalt leiti, asetsesid veel siis eriti unikaalselt selle kahe maailma vahel, et nad mõistsid vooluringe, aga uskusid, et neid saab kasutada selleks, et avada suhtlusliin kahe maailma vahel. Igal juhul mingil põhjusel nad sinna mäe juurde jõudsid ja surnuna nad leiti, aga siit siis see mõistatus algab. Kui uurijad said kõne kahest surnukehast, saadeti kohe meeskond mäele, aga esimesel päeval osutus teekond nii keeruliseks, et see meeskond pidi tagasi pöörduma ja teisel päeval jõudis siis üks väiksem seltskond ametnikke ja tuletõrjujaid. Mulle tuli Naasju siia praegu. Tere, Naasju! Loodame, et koer ei tule siia tuppa, sest muidu nad lähevad jälle omavahel. Mitte omavahel, vaid Naasju läheb. Ühesõnaga, ametnikud ja tuletõrjujad jõudsid sündmuspaigale ja nende ees siis avanes sihuke üsna veider stseen. Kõigepealt tasub rääkida, kui kummaline oli see laipade seisukord. Nad lebasid kõrvuti külgedel, olid osaliselt rohuga kaetud. Seljas olid neil viisakad ülikonnad, peal olid vihmakindlad jakid, aga oli suvine, augustikuvine Brasiilia, ehk siis väga kuum oli tegelikult. Ja nägu katsid neil, mitte nägusid, vaid siis silmasid katsid mustad pliimaskid ja pliid siis kasutatakse kaitseks kiirguse eest. Näiteks kui sa lähed hambaarsti juurde, sulle tehakse röntgenit, siis see raske asi, mis sulle pannakse selga, et see sisaldab pliid. Aga need ei olnud siis nagu mingid pliimaskid, vaid olid lihtsalt pliist välja lõigatud siuksed metalllehed, mis olid painutatud niimoodi, et nad silmi kataksid ja olid siis paeltega nagu see on nii veider. Täiega veider. Nende kõrval oli veepudel, 2 märga käterätti ja kummaliste sõnumitega märkmik. Taskutes leidus raha ja tšekke, aga nad olid, kas siis nemad või keegi teine olid käe pealt ära võtnud kellad ja pannud plastikkotti. Ja siis tasub mainida, et ei leidnud mingeid märke kaklusest ega haigusest. Kehadel puudusid märgid traumast, ei mingeid väliseid vigastusi ja tundus nagu nad lihtsalt puhkaksid ja ootaksid midagi, aga nad olid lihtsalt väga surnud, on ju. Ja siis veel kõige kõhedust tekitavam faktikene siia juurde, et sealt leiti nende juurest üks kirjake ja sinna oli siis kohmakas portugali keeles kirjutatud. Ja mina muidugi võtsin selle inglise keelest, mis oli ka juba kohmakas, nii et proovime siis eesti keeles ja siis ma annan ka inglise keeles selle kõige keerulisema nagu osa peale. 16.30 ole kokku lepitud kohas. 18.30 võta sisse kapsel pärast mõjumist, kaitsemetall, oota signaali maski. Ja see viimane osa on ju. After effect, protect metals, wait for signal mask. Ühesõnaga, kas sa pead nagu ootama ära, kuni kapsel hakkab mõjuma ja siis panema näiteks see kaitsemetalli peale ja ootama signaali, aga mis see signal mask, ühesõnaga väga krüptiline. Lisaks oli siis seal märkmikus, mis nendega kaasas oli nimekiri erinevatest elektroonikavaruosadest ja seerianumbritest, mis siis usutavalt oli seotud nende tööga, sest ma ütlesin, et nad olid elektroonikamehaanikud, aga oli ka neid, kes pidasid seda nimekirja nagu mingiks salakirjaks, aga seda ei ole keegi suutnud veel dešifreerida. Ja need üksikasjad, mis uurijatel nagu välja tulid, ei teinud pilti üldse nagu selgemaks. Nende kodupaik oli Campos dos Goitacazes, ühesõnaga see oli 320 kilomeetrit eemal ja peredele olid nad 17. augustil ehk siis 3 päeva varem öelnud, et nad lähevad töötarbeks varustust tõstma. Ja perede sõnul oli meestel kaasas ka suhteliselt suur summa, sellest oleks saanud soetada väiksema auto ja enamikku sellest rahast hiljem ei leitud. Ja nende spetsialiteet lisaks sellele, et nad olid elektroonikatehnikud, nad olid spetsialiseerunud raadiosaatjatele just eriti.
ehk siis nad olid ikka väga spirituaalsed ja huvitatud sellest, et hingede või tulnukatega läbi raadiolainete ühendust saada. Ehk siis väike spiritboxi entusiastid. Põhimõtteliselt jah. jah. Mehed olid siis sõitnud bussiga Niteroisse, jõudsid sinna kell 2:30 päeval. Seejärel läksid nad poodi, kust ostsid oma vihmamantlid ja kohalikust baarist soetasid nad siis pudeli vett, 1 pudeli. Ja ettekandja sõnul paistis Miguel olevat väga närviline, kontrollis pidevalt oma kella ja uurijad usuvad siis, et baarist läksid nad otse sinna, kust hiljem nende laibad leiti. Oli tunnistajaid, kelle sõnul jõudsid nad oma lõpppeatusesse niimoodi, et nad hääletasid džiipile ja selles oli 2 meest. Aga seda ei suudetud kunagi, ei leitud seda autot ega neid tunnistajaid. Siis teised olid näinud neid koos 3. mehega, keda ka hiljem ei suudetud leida. Ja siis meenutati, et osad olid näinud Morro de Vintemi mäekohal tol õhtul kummalisi tulesid. Üks poiss näiteks ütles, et nägi kohal, kust hiljem surnukohad leiti, võbelemas sinakat valgust ja ühe allika sõnul kirjutas vähemalt 2 kohalikku lehte, et seal nähti hoopis oranžikat ufot, mis liikus Vintemi mäekohal üles-alla niimoodi. Mis viitab, et võib-olla on siis sai tema kontakti või ma ei tea. Aga nüüd jõuame siis teooriateni, sest et lahendust siin ei ole, aga siin on teooriad. Erinevad spekulatsioonid. Mõned usuvad, et nad püüdsid luua ühendust kõrgemate jõududega, olgu siis selleks ka spirituaalsed või maavälised jõud ja need kapslid võisid olla osa rituaalist, et võib-olla nad pidi kaitsma neid kuidagi mingi ereda valguse eest, et see fraas nagu kaitsemetall pärast efekti viitab ka nagu nad ootasid mingisugust füüsilist tagajärge, et kas see siis oli mingi kiirgus või magnetjõud. Paraku olid kehad üsna lagunenud või tähendab, seal oli vist niimoodi, et see oli ka mingi teine allikas ütles, et lihtsalt see lahkamine võttis nii kaua aega, sest et kogu aeg oli nagu lahkajatel mingi teine töö ees ja nad lükkasid seda nii kaua edasi, kuni kehad olid nii lagunenud, et ei saanud isegi korralikku nagu toksikoloogilist seda analüüsi teha. Ametlikku surmapõhjust ei määratudki kunagi. Keegi ei tea, kas need kapslid olid siis kuidagi süüdi või mingi muu põhjus, et kordan üle, et polnud mingeid jälgi vägivallast, suitsiidist, siseorganid ei olnud kahjustunud. Nii et mis iganes neid tappis, ei jätnud ühtegi jälge või vähemalt mitte sellist, mida siis 60 aasta tagune teadus oleks suutnud tuvastada. Ja siin on siis mõned seletused, mida siis läbi aastate on välja pakutud. Esiteks, juhuslik mürgistus spirituaalse eksperimendi käigus. Teiseks, ebaõnnestunud katse võtta kontakti tulnukate või dimensioonide vaheliste olenditega. 3. lihtsalt pettus või siis mingi initsiatsiooniriitus, mis läks üle käte. 4. versioon on ka pettus, aga niipidi, et keegi veenis neid neelama midagi surmavat ja siis lasi mingi väärtusliku kaubaga või rahaga minema. Siis 5. rituaalne enesetapp ja 6. mingi elektromagneetiline eksperiment. Aga mitte ükski neist väga ei päde, sest sinna ei ole eriti mingeid fakte taha panna. Et miks peaks 2 elektriku valmistuma mingiks signaaliks, kui nad kannavad kaitsevarustust ja nad ei jäta maha mingit vihjet, mida nad kartsid. Ja siis see kaitsevarustus on ju ka veider, et mis asi see on, et sa ei kaitse kogu oma nägu või keha, vaid sa kaitsed ainult lille, aga kiirguse eest. Ja kiirgus, ta jätab jäljed, vaata, seda on võimalik tuvastada või see jätab isegi haavad, et kuidas siis ainult silmad, ühesõnaga, et see on nagu mega nagu, mida nad nagu ootasid. Et kas nad ootasid mingit valgussähvatust või ühesõnaga, miks need käekellad? Kui silmad olid kaitstud, siis ilmselt nad ootasid mingit sähvatust. Võib-olla, aga kui kiirgus, sest plii konkreetselt on seotud kiirguse kaitsega, ühesõnaga, et miks nad toitu kaasa ei toonud ja see niimoodi, ühesõnaga, keegi ei tea ja mul on neist pilt ka, mis tõenäoliselt siit ekraanilt juba läbi lipsas, nii et siis te saate ise vaadata neid onusid, kes läksid sinna mäe küljele ja sinna nad jäid. Mina viin teid täna siis otsapidi Inglismaale. Vana hea Inglismaa. Ja siis 50ndatesse, kus siis elas 1920. aastal sündinud John Pollock. Ja John siis kasvas üles kohaliku kiriku liikmena
ja mingi hetk mõtles, et tema hakkab katoliiklaseks. Ja kuigi see tundus teistele kummaline, siis John uskus sügavalt reinkarnatsiooni. Juba teist korda meil see sõna. ja juba väikse poisina palvetas ta siis, et keegi siis sealt ülevalt poolt annaks talle tõendeid selle kohta, et hinged sünnivad uuesti. Tema abikaasa Florence kasvas siis üles päästearmee liikmena ja pärast Johniga abiellumist sai temast ka katoliiklane. Aga Florence siis taassündi ei uskunud. 1946. aastal sündis sellel abielupaaril siis esimene tütar Joanna ja 1951. aastal teine tütar Jacqueline ja tüdrukuid kasvatas suuresti siis nende emapoolne vanaema, sest vanemad olid tööga väga hõivatud juba sel ajal. No igal ajal on oldud tööga väga hõivatud, lihtsalt töö iseloom on olnud väga erinev. On, nendel oli, nemad käisid piimaringil ja tegid igasugust värki. Ja Joanna ja Jacqueline olid siis õdedena täiesti lahutamatud. Joanna hoolitses pidevalt oma noorema õe eest. Neile väga meeldis koos mängida, igasuguseid kostüüme kanda ja teineteise juukseid kammida ja siuke sister värk on ju. Ja Jacqueline siis 3-aastaselt sattus väikesesse õnnetusse, mis siis lõppes sellega, et ta laubal oli väike haav ja temal oli talje vasakul küljel sünnimärk. Need on kõik väga olulised detailid praegu. Ma sain aru ja ma lihtsalt vaatasin ka aknast välja, sest meil hakkas vist sadama. Äkki äike jõuab lõpuks teieni ja siis see jõuab äkki siia ka ja siis ma olen happy. Igal juhul 7. mail 1957 juhtus aga midagi õudset. Joanna oli sellel ajal siis 11-aastane ja Jacqueline 6-aastane ja nad läksid siis koos ühe sõbraga kirikusse. Kuid üks kohalik naine, kes oli siis otsustanud endalt elu võtta, kihutas oma autoga kõnniteele. Ja seal kõnnitee ääres oli müür ja müüri ja auto vahel olid lapsed. Ehk siis mõlemad tüdrukud hukkusid kohe seal sündmuskohal. Ja see õnnetus siis jõudis muidugi terve Suurbritannia erinevate väljaannete esikülgedele. Isa John siis väitis, et tema nägi samal päeval, kui see õnnetus aset leidis oma tütardest taevas nägemust. Ja hiljem rääkis ta, et ta tundis nende kohalolekut selles majas, kus nad elasid ja ta oli täiesti veendunud suure taassünni fännina, et tüdrukud sünnivad sellesse perekonda uuesti. Aga tema naine oli sellele mõttele igati vastu ja see tekitas neil igasuguseid tülisi ja ühesõnaga hakkas jamaks kiskuma. Kuni siis nad maadlesid selle teemaga, kas saada veel lapse või mitte veel saada, on ju, ja tülitsesid selle pärast ka ja lõpuks läks asi niimoodi, et Florence jäi lapseootele ja 4. oktoobril 1958 sünnitas ta kaksikud. Kui hoolimata sellest, et arstid olid selle hetkeni olnud täiesti veendunud, et tegemist on ühe lapsega. No see ei olnud ka tollel ajal midagi väga ebatavalist vist, et seal selliste asjadega pange pandi. Tüdrukutele pandi siis nimeks Gillian ja Jennifer ja Jenniferil olid sünnimärgid täpselt samades kohtades, kus hukkunud Jacqueline'il ehk siis talje vasakul küljel ja laubal. 63. aastal kuulis juhtumist siis tuntud reinkarnatsiooni uurija Ian Stevenson ja tema kohtus siis perega, intervjueeris neid vanemaid ja dokumenteeris kaksikute mälestusi ja nende sünnimärke ja kõiki asju. Ja hiljem talle siis teha tüdrukutele ka vereanalüüsid, mis siis viimse detailini panid paika selle, et tegemist on nagu täiesti identsete kaksikutega. Ma just mõtlesin, et siis geneetiliselt väidetavalt peaks siis olema võimatu see, et neil sünnimärgid erinevalt on. Ma ei tea seda. Ma ei ole ka spetsialist, aga ühesõnaga.
Aga asi jah, oli veider selles mõttes, et 3. kuni 7. eluaasta vahel ütlesid mõlemad kaksikud asju, mida ei saanud keegi või ei osanud keegi siis loogiliselt selgitada. Näiteks nad nõudsid mänguasju, mis kuulusid siis nende hukkunud õdedele ja nimetasid neid mänguasju täpselt samade nimedega. Gillian oli siis kord hoidnud Jenniferi pead ja öelnud, et sind tabas siia auto, siit tuli veri. Ja Jennifer osutas näiteks oma sünnimärgile ja ütles, et selle sai ta siis, kui ämbrisse kukkus, täpselt nagu Jacqueline oli selle kunagi saanud. Mitte sünnimärgile, vaid selle laavale. Arvile, jah. Ja nad tundsid ära oma ema vana töökuue ja oskasid seal kodulinnas siis juhatada teed seal kandis, kus nad tegelikult nagu ei olnud selles elus siis nii-öelda käinud. Ja nende käitumine meenutas ka neid hukkunud õdesi, et nad täpselt nagu Joanna ja Jacqueline siis olid hästi lähedased, kammisid teineteise juukseid. Jennifer hoidis näiteks pliiatsit niimoodi täpselt käes, nagu Jacqueline oli seda teinud ja neil oli tohutu hirm autode ees. Ehk siis, kui põhimõtteliselt mingi automootor nende lähedal käivitus, siis nad läksid täiesti endast välja. Ja kui nad siis vanemaks said, need mälestused kadusid. Teismeeas ütlesid nad, et nad ei mäleta enam midagi oma eelmisest elust. Ja sellest story'st või tähendab sellest taassünni variandist kuulsid nad siis ise alles siis, kui nad olid 13-aastased. Ja hoolimata sellest, et isa neil oli hull nagu selle teema fanatt on ju, siis nemad olid mõlemad selles osas väga skeptilised, et siuke asi üldse võimalik on. Vot. Ja loomulikult leidus ka skeptikuid. Üks neist siis nimega Ian Wilson väitis, et juhtumi siukene väärtus on väga väike, sest et ainsad tunnistajad olid vanemad tegelikult. Noh, äkki siis ema raseduse ajal mõtles juba palju oma lahkunud lastele. Ja mis on ka tegelikult skeptiku jaoks väga juba over the top seletus nagu. On ju. Ja siis teine skeptik Richard Rockley pakkus, et John rääkis kaksikute kuuldes siis oma usust reinkarnatsiooni ja lapsed võisid siis ülejäänud lugusid kuulda teistelt pereliikmetelt ja neid lihtsalt nagu korrata. Vot. Ja põhimõtteliselt siis jah, täpselt nagu sinu loogagi, täpselt nagu kõikide nende müsteeriumitega vist ei tea keegi tänase päevani, kas siis Gillian ja Jennifer olid oma hukkunud õdede taaskehastused või mis seal täpselt juhtus. Ja ma pean tõdema, et ma teadsin seda lugu. Mina usun, et see on üks kõige nagu paremini või kõige ägedamate nagu ägedamad, mitte et laste surm oleks äge, aga kõige nagu veenvamate tõenditega. Et jah, muidugi võib olla, igasuguseid asju võib olla, et vanemad sugereerivad või midagi, aga noh, ühesõnaga kõik need armid ja värgid ja see irratsionaalne hirm ja see teadmised, mida nad justkui ei tohiks nagu teada, et noh, jah, võib-olla kui sa tahad nagu, ma ei tea, mingit suurt pettust korraldada, muidugi on küsimus, kas see perekond sai mingit rahalist kasu sellest, et sest minu meelest on neist mingeid raamatuid kindlasti on kirjutatud, et aga noh, hakata ala mingi õpetama, kuidas mingi siin või seal linnaosas liigelda, mis on nagu nii random asi. Aga võib-olla see on piisavalt random, et just nagu pettusena nagu hästi arvesse minna. Aga tead, kes ei ole üldse random? Meie patronid, loomulikult. Loomulikult meie patronid. Ja kas sa tahad ise vahelduseks öelda, mis meil seal patronis toimub peale selle, et te saate valida, saate teemasid? Ja tingimata ise valiks. Lisaks sellele siis tuleb saade sinna nädal aega varem. Tondijahi episoodid hakkavad siis tulema isegi 2 nädalat vist varem, eks ole. Või oli ikkagi nädal aega, me tegime. Ühesõnaga varem. Siis sinna me paneme igasuguseid enda saatemärkmeid, siis koduvideosi saab aeg-ajalt, kassipilte saab sealt, siis seal saab varsti jälle ilmselt saate teemat valida.
filmisoovitusi, sarjasoovitusi, no mida kõike hing ihkab, seda saab sealt põhimõtteliselt. jah, kas sa selle postituse või polli tegid ära, et mida teie hing ihkab? Tead, ma tegin täna lahti selle ja siis ma vaatasin, et eile on sinna üks postitus alles tekkinud, nii et ma veel ei pannud. ja ma vist eile panin üleeile ühe dokusoovituse, mida ma vaatasin nädalavahetusel, Cursed Man. Ja mu põhimure on nüüd see, et kus ma saan selle endale. The Pirate Bay oli minu lahendus, aga jah, et tasub ka tasuta tulla lihtsalt meid jälgida, sest seal tulevad ikka meie uudised kõige esimesena ja Patreonidele on siis ka meie merch'i poes www.kikimori.ee lisasoodustus ja oi, sinna hakkab tulema head kraami pärast seda, kui meil on Pärnu laivi tehtud, sest Pärnu laiv saab olema esimene koht, kus meil väga paljud uued asjad laivi lähevad ja mida saab otse koha pealt osta. Aga ja suur-suur tänu kõikidele Patreonidele, et meid toetate. See toetus tõesti loeb meile väga-väga palju. Ja siinkohal siis ütlemegi igasaatased tänusõnad teile meie poolt ka. Aitäh vippkülmavaristajatele, kelleks on Indrek, Pillerin, Mumm ja Volkergeist ja Keit. Aitäh Kikide sõbrale Petile ja aitäh külmavaristajatele Endre, Kelly, Kati, Erika, Edlin, Kats. Oota, kas mul on õige järjekord või? Ma ise vaatasin sama asja. Huvitav. Mul näitab täpselt samamoodi. Okei, no siis lähme samamoodi edasi. Nii, Endre, Kelly, Y-ga, Kati, Erika, Edlin, Kats, Ülo, Maarja, Gerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kadi ja Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Grets, Merit, Valgesiil, Elin, Liina ja Kersti, ma ütlen näiteks siin poolel. Nii huvitav on lugeda praegu, et ta meile niipidi viskas. On ja. Ja aitäh Erki, Anni, Ansu, Marta, Friida, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Miila, Regli, Annika, Kristi, No Name, Elisabeth, Helen, Kätlin, Karena, Helena, Hundi, Plika, Gretsu, Diana from the Moon, Kristel, Kelly, Bell, Kratu, Karina, Käti, Liina, Sirel, Kertu, Madara, Matsu, Kerlin. Ja nüüd vist on kõik. Ja väga huvitav, meile ka Patreon on midagi oma süsteemides muutnud, et see, kuidas me filtreerime. Kes oli veel? Keli oli ka. Aha, jah. Aga minul on tegelikult üks selline müsteerium, mis te saate nüüd otsustada, kas teie meelest on see lahendatud või ei ole, aga igal juhul võib-olla natuke rohkem lahendatud kui Brasiilia müsteerium. Ja ma usun, et see on asi, millest on väga paljud kuulnud, aga kuna see on ikkagi üks tuntumaid müsteeriume, siis pidime selle võtma. Aastas 1518 lähme nüüd ja Strasbourgi linna, mis toona kuulus siis Rooma impeeriumi alla, aga praegu asub siis Prantsusmaal. Ja me oleme siis juulis 1518, kui proua Trofea või siis Frau Trofea, nagu teda on arhiivides nimetatud, astus kodunt tänavale ja hakkas tantsima. Ja hoolimata sellest, et abikaasa muudkui palus, et ärgu ta ometi tantsigu, siis ta ei hoolinud või vähemalt paistet ta ei suutnud lõpetada. Ja ta tantsis siis kuni kurnatuseni ja kukkus kokku. Lada. Lada. Rahu. Ma ei tea, mingi koridoris käib mingi värk. Jah, koridoris jah. Okei, no ma ise lõikan, eks ma siis tean. Okei. Ühesõnaga, abikaasa palvetest ta siis ei hoolinud või vähemalt paistis, et ta lihtsalt ei suuda lõpetada ja tantsis ta siis kuni hilise öötunnini, kukkus kurnatuses kokku ja varahommikul siis jätkas oma tegevust ja oli veel nagu kompulsiivsem, et ja jalad olid paistes, verised ikka nagu tantsis. Loomulikult ta kogus siis enda ümber korraliku rahva hulga, et kes siis kõik
kas lisama tahtsid vahtida või elasid kaasa ja loomulikult siis hakkasid ka jumalavallatus jooma ja häiritud linnaisad otsustasid, et nii ei saa see jätkuda, panid proua Trofea vankrile, saatsid ta linnast välja umbes siis 50 kilomeetri kaugusele Saverni, kus asus pühak Vituse või siis Saint Vitus, on ju, nagu me teame ka Tallinna baari järgi, tema siis pühamu. Ja nad lootsid, et pühaka õnnistus ravib siis naise terveks. Aga inimesed, kes olid siis proua Trofea tantsimist pealt näinud, ma pean teile vahepeal näitama ka meie kurja juurde, kelle pärast ma pidin siin saadet lõikama. Noh, tuli siia. Noh, tibukene. Palju parem kui ukse vahel. Ja, palju parem on siin. Nii, et kus ma nüüd jäingi. Et siis inimesed, kes olid proua Trofea tantsimist pealt näinud, hakkasid peagi teda nädalaga jäljendama ja siis nädalaga paistis, et umbes 30 inimest on sama katkuga nakatunud. Ja tantsijad ei häirinud vigastused, nad tantsisid neist hoolimata edasi ja linnaisad ja usumehed sattusid muidugi veel seal rohkem segadusse. Ja üks versioon, mida nad arvasid, mis aitaks asja lahendada, on veelgi rohkem tantsimist. Et nad peavad lihtsalt endast selle tantsukatku nagu välja tantsima. Ja nad siis korraldasid niimoodi, et gildihooned laseksid tantsijad oma ruumidesse ja siis nad ehitasid ka väljakutele mingeid tantsuplatvorme ja tantsijaid kutsuti siis saatma muusikud ja siis professionaalsed tantsijad pidid siis püüdma kuidagi nende hullunud taidlejate seas nagu korda looma, on ju. See tegi muidugi asja veel hullemaks ja lõpuks oli siis katku nakatunud umbes 400 inimest ja paljud surid neist kurnastuse ja vigastuse tõttu. Ja siis selle peale keelasid linnaisad igasuguse tantsimise ära ja hakkasid siis kõiki haigeid sinna Saint Vituse pühamusse saatma. Ja siis seal anti, mulle väga meeldib see sõna, mille ma ühest allikast leidsin, koreomaniakkidele. Seal anti siis koreomaniakkidele kätte väikesed ristid, jalga pandi punased jalanõud ja preestrid õnnistasid siis jalanõusid püha veega, joonistasid siis altari õliga taldadele ristid ja siis see rituaal, mis siis oli siuke ladinakeelsete palvetega, et see paistis siis aitavat ja septembriks hakkas siis katk tasapisi taanduma. Aga see kestis siis üle kuu aja ja nõudis päevas umbes 15 inimelu. Täpseid andmeid muidugi ei tea, aga igal juhul võis siis ohvrite arv olla sadades. Nagu hukkunute arv selles mõttes. Ja tegemist ei ole ainsa sarnase juhtumiga, mida on siis ajaloo annaalides 10. ja 16. sajandi vahel Euroopas nagu salvestatud. Aga see on üks kõige põhjalikumalt dokumenteeritud. Üks teine tuntud tantsukatku epideemia leidis aset 1347 Raini jõe ääres ehk siis samuti mitte väga kaugel Strasbourgist. Ja Strasbourgi külastas siis 8 aastat pärast katku füüsik ja alkeemik nimega Paracelsus. Võib-olla hääldatakse seda teistmoodi, kui jah, siis ma vabandan, aga võib-olla ka mitte, sellepärast, et tema teooria oli nagu täiesti misogüünne. Et tema arvas, et põhjus ei olnud siis mitte selle pühaku Vituse pahameeles, vaid siis lihtsalt selles, et proua Trofeu tahtis oma meest häbistada. Ja kuna tema trikk toimis, siis võtsid sellest teised naised ka eeskuju. Et üks autor kirjutas, et et ta oli küll üks esimesi, nagu, kes püüdis leida põhjust inimeste peast, mitte nagu jumalikust vihast, oli ta ikkagi paras misogüün, kelle diagnoos tundub kõiki asjaolusid arvesse võttes naeruväärne. Aga kaasaegsed selgitused, kaasaegsed siis tollaased kaasaegsed selgitused panid katkusüüks eestumise või ülekuumenenud vere ja 20. sajandi uurijad on välja pakkunud, et tegemist võis olla tungalterast põhjustatud seenhaigusega. See muideks on üks teooria ikka näiteks salaminõiaprotsesside taga. Et kui tungaltera leiab siis saastunud rukkijahust ja kui sellest siis leiba teha, siis võidki selle seenhaigusega nakatuda ja see põhjustab siis tõmblusi ja hallutsinatsioone. Aga samas ei suudaks selle haigusega inimene päevade kaupa tantsida, sellepärast et vereringe kätesse ja jalgadesse on nagu piiratud selle haiguse tõttu. Ja Ameerika sotsioloog Robert Bartholomew oletas, et tantsijad olid ketserlike sektide pooldajad, kes tantsisid jumaliku soosingu hüvanguks. Aga kõige levinumalt aktsepteeritud selgitus tuleb siis meditsiiniajaloselt John Wallerilt, kes on oma uurimistöös välja toonud mitu põhjust, miks ta arvab, et tegemist oli massilise psühhogeense häire ühe vormiga. Et sellised häired võivad siis ette tulla väga äärmuslikus stressi olukorras, kui inimesed midagi väga kardavad.
ja Waller tõi välja, et aastal 1518 olid inimesed elanud lähiajal üle mitu näljahäda. Vili oli, mis see sõna nüüd siis on, kui vilja ei ole? Issand. Viljatu. Viljatu. Ühesõnaga, vili oli, no teate küll, mis juhtub, kui vilja ei ole. Ja ajad oli poliitiliselt väga ebastabiilsed, eelmised tantsukatkud olid toimunud samas piirkonnas, ehk siis nad teadsid, on ju, see on ka oluline. Ja massiliselt levisid siis erinevad surmavavad haigused nagu rõuged ja süüfilis. Süüfilis oli just värskelt jõudnud Euroopasse, mis oli, ta oli ju tegelikult ikkagi, ühesõnaga see hirmufoon oli väga suur. Ja see Püha Viitus on ju, kes seal siis väga tugevalt tegelikult nagu rolli mängis. Waller selgitas, et kohalikud uskusidki sügavalt, et need, kes siis ei lepita epilepsiahaigete ja tantsijate kaitsepühakut Püha Viitust, saavad needuse, mis sunnib nad tantsima. Ja üks 17. sajandi kroonik, Strasbourgi jurist Johann Stilter on kirjutanud sellise rütmikese neist. 100 Strasbourgis hakkasid tantsima ja hüppama naised ja mehed avalikul turul, alleedel ja tänavatel, päeval ja öösel ja paljud neist ei söönud midagi, kuni lõpuks haigus neist lahkus. Seda vaevust kutsuti Püha Viituse tantsuks. Nii et see Püha Viitus, usk, et Püha Viitus saadab sulle needus või selle tantsuneeduse, kui sa ei ole piisavalt teda kummardanud või nagu tema heaks käitunud, näis olevat nii tugev, et pani nagu inimesed massipsühhoosi ja siis nad hakkasidki lihtsalt tantsima, et ühesõnaga see on nagu siuke kõige levinum teooria ja ausalt öeldes mulle tundub see väga tõenäoline. Te olid ilmselt kuulnud sellest, on ju? Sellest ma olin natukene kuulnud küll. Seda ikka tuuakse välja kui massipsühhoosi ühte näidet või siis kummalise katku ühte näidet. Aga nüüd lendame Ameerikasse. Kus elasid siis Itaalia päritolu immigrandid George ja Jenny Soder. Soderi lapsed. Ma kaalusin seda. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen seda liiga palju kõikjal näinud ja ma ei viitsinud seda ise teha. Igav on teha asju, mida sa tead, on ju. Et huvitav on teha neid asju, mida sa ei tea. Aga ma tean, et kindlasti on palju, kes ei tea, nii et ma kuulan huviga sinu versiooni ja mis sa välja kaevasid. Yes. Neil siis oli kokku 10 last ja 45. aasta jõuluõhtul olid neist 10 siis 9 kodus ja see, kes puudu oli siis poeg, kes oli parasjagu armees. George'il oli väga edukas veofirma ja kogu see Soderi perekond oli siis selles kogukonnas väga tuntud ja respected, tuntud ja austatud. Jõudsime sinna üheskoos. Jaa, ei olnud see variant nagu, kui vilja ei ole ja siis ma pakkusin väga. Mind jääb see nii vaevama. Ikaldus, jaa! Nüüd tuli. Thank you. Igal juhul 24. detsembri hilisõhtul läks siis selle perekonna 2-korruseline maja põlema. Pääsesid vanemad ja 4 last. 5 last, kõik vanuses 5–14 eluaastat, ei tulnud aga mitte kunagi sealt majast enam välja. Tuli hävitas selle maja väga kiiresti ja ametlikult siis öeldi, et need 5 last põlesid sisse. Küll aga nendest mingit jäänuseid või siis tuhka, et kuskil on põlenud inimene. Nada. Nii et midagi sellist ei leidnud. Ja sellesse müsteerium siis alguses saigi, kuid kahtlaseid asjaolusi tuli veel päevavalgele. Näiteks maja telefoniliin oli läbi lõigatud. See tähendas siis omakorda seda, et igasugused hädaabikõned on nagu no way, on ju. Siis redel, mis tavaliselt maja küljel oli, et siis vajadusel akendast välja ronida, oli müstiliselt kadunud ja hiljem leiti see kuskilt nõlva pealt sealt lähedusest. Siis autod, mida George seal
tulekahju ajal üritas kasutada kuidagi, et sinna akendeni jõuda, et siis kuidagi kõrgemalt ühesõnaga kätte saaks lapsekesed. Need eelneval päeval olid siis ideaalselt kõik töötanud, aga tulekahju ööl ei hakanud nemad ka tööle. Ja Jenny märkas, et jõulutuled põlesid siis ka veel, kui tuli juba majas möllas ja kui väideti, et elektrikahjustus oli seal majas, et sellepärast võib-olla see tuli siis alguse saigi, siis see nagu ei matchinud jälle selle teooriaga. Ja tunnistajad väitsid hiljem, et nemad nägid igasuguseid tulepalle, mida siis visati selle maja suunas. Ja hiljem leiti murult üks kummaline tumeroheline ese, mis meenutas kangesti käsigranaati. Ma tahan öelda, et see seob minu järgmise looga. Väga imeline. Ja lisaks siis meenutasid pereliikmed, et see perepea George oli olnud väga kriitiline siis Itaalia diktaatori Mussolini suhtes ja tema oli selle eest kõvasti ähvardusi skoorinud juba enne seda juhtumit. Ja muu hulgas kõlas üks ähvardus ka niimoodi, et su maja põletatakse maha ja su lapsed hävitatakse. Pärast tulekahjut hakkasid siis sõderid koguma tõendeid, mis neile tundusid siis näitavat, et lapsed ei hukkunud tulekahjus, vaid lapsed rööviti. Ja nende hulgas siis üks naine näiteks väitis, et nägi lapsi Charlestoni hotellis koos 2 võõra täiskasvanuga. Teine tunnistaja väitis, et nägi lapsi pealtvaatajate hulgas seal tulekahju ööl, mis tundub ka nagu igal juhul 49. aastal kaevati siis see põlengupaik osaliselt läbi ja sealt leiti üks selgroolüli. Ja eksperdid siis ütlesid, et see võiks kuuluda umbes 16-aastasele noorukile, kuid sellel luul ei olnud nagu mingeid märke põlengust. Ja see nagu ei matchinud ühegi kadunud lapsega ka. Ja George ja Jenny siis keeldusid ametlikult uskumast, et nende lapsed surnud on. Nad panid üles kuulutusi, tegid suure reklaamtahvli maantee äärde, pakkusid siis leiutasu laste eest ja see plakat seisis seal aastakümneid ja muutus omamoodi siis nagu kuidagi kohalikuks vaatamisväärsuseks, kui see kõlab ülihalvasti. Noh, mälestusmärgiks võib-olla siis. Jah, pigem, just. Aga selles osas siis, mis nende lastega juhtus, on tegelikult 3 versiooni. Esimene versioon on siis ametlik versioon, ehk siis nad said seal tulekahjus kahjuks otsa. Ja võib-olla oli põleng lihtsalt niivõrd hull, et need luud ja igasugused muud võimalikud jäänused siis hävisid täielikult. Aga samas eksperdid on märkinud, et isegi väga tugeva põlengu korral jääks nagu midagigi alles. Teine variant on siis röövimine ja süütamine, ehk siis ilmselt siis lapsed võidi röövida. Ja see tulekahju võis siis alguse saada sellest, et keegi püüdis siis oma jälgi varjata, selle rööbi jälgi. Ja seda versiooni siis toetavad see katkine telefoniliin ja kadunud redel ja need autod, mis ei töötanud. Ja siis 3. variant on kättemaks sellele perepeale. Ehk siis spekuleeriti, et tegemist oli mingisuguste erimeelsustega või vaenuga, mis siis võisid olla juhtunu motiiviks. George ja Jenny ei loobunud siis mitte kunagi oma laste otsimisest. Nad said lugematult vihjeid ja anonüümseid kirju. Ühes kirjas, mis on üsna palju vist kuulsust kogunud, saatiti neile fotomehest, kes väidetavalt võis olla siis nende täiskasvanuks saanud poeg, Louis. Pere uskus seda, aga ametlikult seda asja keegi kunagi ei kinnitanud. Jenny siis kandis kuna oma surmani musti riideid ja hoidis koduaias siis sükest lillepeenart, mille kohal lapsed tema sõnul siis valvasid ilusti. Vot ja põhimõtteliselt ei ole jälle meil vastust nendele küsimustele tänasele saatele hästi iseloomulikult, et mis siis juhtus nendega.
ja see lillepeenar vist oli selle endise majapõlengu koha peal ja siis vist ühe korra isegi kaevati veel lahti mingitel moodsamatel aegadel, et otsida veel korra, et kas on mingeid jälgi. Kui ma nüüd ei eksi, ma võin ka eksida, aga mul on mingi siuke mälestus. Aga selline see saade on, kui te müsteeriume küsite, müsteeriumit ja saate. Minul on boonuses kui selline lugu, mis tuleb natuke silmi kissitada, et panna see sinna müsteeriumite valdkonda, aga ma tahtsin selle ära teha. Ja noh, saadab granaate. Sort of. Aga selleks te peate juba boonusesse kuulama täisversiooni sellest Teiate Patreonist ja natukene alguses kuulate vähemalt sellest, millest mina juttu hakkan tegema. Ja juba järgmisel laupäeval kohtume paljudega teist Pärnus. Ja seniks siis püsige kõhedad.